Möödunud saates rääkisime vantrast ehk veehirmu kaotamisest. Täna vaatame koos, mismoodi basseinis tasapisi selle foobiaga tegeletakse ja käime koos Kaire Keerbergiga vee sees ära ka. Tema just otsustas mõne aja eest oma veehirmu seljatada. No vesi on ju kõikidele suur armastus ja tõmme, kõik tahaksid vette saada, aga mina pole seda elus saanud, sest mul oli nii suur hirm tänu sellele, et lapsepõlves lihtsalt oli üks selline kurb õnnetus, et ma vajusin vee alla ja pärast seda ma olen kartnud. Ja tegelikult väga on tõmmanud kogu aeg vee poole. Ja siis selle suure tõmbe peale ma leidsin sellise inimese nagu Kristal. Ja tema aitas mind. Sellega oli üldse tore lugu, et selleks, et Kristaliga kokku saades, ma mõtlesin, see on mu ainuke võimalus, et olla juba 45 aastane, mitte saanud ujuda, siis et see on ainuke võimalus ja siis me kohtusime Haapsalus, me sõitsime mõlemad selleks Haapsallu, et tundi teha suvel. Ja see oli tõeline suur elamus, sest et siis, kui ta mulle maski ja toru pähe pani ja minuga vestles ja mind toetas, siis ma enam väga veest välja ei tahtnud tulla. Ega esimesest tunnist ma veel sellest hirmust üldse võitu ei saanud, et esimene tund ma sain lihtsalt teadvustasin, et Kristal Jäbega ma pean selle hirmuga tegelema, et kes on siin peremees, kas see hirm valitseb minu üle või mina saan sellest jagu. Kristal üritas mind natuke rohkem seal kukerpalli teha, aga ega ma rohkem ei jõudnud, sest et see hirmust nii ruttu ei saa jagu. Aga õnneks ta tegi sügisel kursused ja siis kursustel käies, siis hakkas vähehaaval neid harjutusi tehes, hakkas hirmust järjest rohkem üle saama. Mida siis tähendab veehirmu seljatamine, mis elus sellega muutub? Kõige suurem, mida inimene saab endal lubada, on hirmude ületamine, see vabadus, mis siis saabub. See annab nii palju julgust ja siis avastad, et ei olegi midagi karta siin enam. Et tuleb julgelt teha asju, see julgus ja see vabadus. See on kõige suurem väärtus, mis elus on. Ja see ei lasegi elada ja hoiab kinni kõiges. Sest see veehirm oli ju ka lihtsalt üks hirm minu sees, mingi halb kogemus, mida ma ei olnud suutnud ületada. Kristal Raalaksmi meenutab esimest kohtumist Kairega mitte just kõige sügavamas vees. Mina mäletan seda, et esimese osa me alustasime üldse laste basseinis, kus tõesti vesi oli seal võib-olla pahkluuni ja natuke lihtsalt, et ta saaks selle kogemuse, et on nagu tore isegi käte peal lõdvestuda, lasta ennast nagu lihtsalt kontroll käest ära. Ja natuke aega hiljem siis läksime natuke sügavamale, kus ma siis proovisin niisuguseid delfiini liigutusi teha. Ja seal siis juba hakkas ta vaikselt niimoodi nii-öelda siis kontrolli lahti laskma ja juba võib-olla 7 minuti pärast oli ta juba täiesti sellises voolamises, seal paar tõmmet ma sain teha, nii et ta lasi ikka täiesti nagu lõdvaks. Ja siis ma vaatasingi, et väga hästi juba nii-öelda läheb ja läksime suurde basseini, kus ma siis üks tehnikatest, mis siis on tulnud just selle veehirmuga töötlemisel, on kukerpalli tegemine siis teatud moodi, sest see nii kui sa keerutad seda keha vees, siis ajus on mingisugused ühendus nii-öelda klemmid või asjad, mis nii-öelda ühenduvad sellest lahti ja siis ongi põhimõtteliselt see on üks esimesi asju, mis koorib nii-öelda selle hirmu nii-öelda riietest paljaks ja siis tal ei olegi kuskil enam hoida ennast kinni ja me tegime esimese vist kukerpalli tegime ära ja siis Kaire oli nii nagu hirmu täis, et ei saa rohkem teha, et nüüd on nagu piir ees, et rohkem ei saa. Ja siis ongi ka, tuleb ka seda austada, aga mis on olnud just viimastel kordadel ka, et kui ma kas või veeklasse teen, kui ma küsin nagu sellise asja, et kes on see, kes siin praegu nagu kardab, kas sina või hirm? Ja inimene peab tavaliselt ikkagi 100% vastama, et tema ei karda tegelikult, aga hirm kardab. Ja see on siis see, kes on see kapten seal selle inimese keha sees, kes on võtnud siis selle kontrolli üle ja kui nüüd inimesele natuke hakata ka selgeks tegema, et kuule, tegelikult saab täitsa, ka sina saad olla see boss ja näitame nüüd siis hirmule koha kätte, siis mõnikord on väga nii-öelda drastilisi meetmeid selleks vaja olnud, aga me oleme saanud hakkama. Kristal Raa kinnitab, et temaga toimub veehirmust jagu saamine sujuvalt ja väga pehmelt, kuigi vahel tuleb olla ka natuke otsustavam.
ma loen inimeste energiaid, ma näen, mis tema sees toimub ja see on hästi suur vahe, millega saab nagu tõesti väga kiiresti ja kaugele. Pluss, kui me oleme kehasoojas vees, kehasoe vesi võtab ja lõdvestab inimesi juba ka 80% võib-olla maha ja võtab nii-öelda selle pinge või kanguse juba ära. Aga üks asi, mis ma mäletan, Kairel oli ka nii nagu enamus inimestel, kellel on veehirm, ta hoiab ennast niivõrd nagu pinges, et ta kasutabki kuskil võib-olla 90% oma elus ka, et hoida ennast ise pinnal oma elus samamoodi. Ja see tähendab seda, et ta kontrollib kõike, ta ei usalda inimesi, ta pingeliselt teeb kõike siis nii, nagu mõistus nii-öelda juhatab. Ja see elu on hästi raske ja katsumuste rohke ja kannatusi täis. Et nii saab ka, aga kui sa tead, et saab ka teistpidi, et saab voolata ja saab teha seda, mis sulle meeldib ja saab olla inimestega, kes sulle meeldib ja mis veel kõige toremam, sa saad teha seda, mis sulle meeldib ja sa saad ka selle eest väärilist palka küsida ja luua uut väärtust inimestele, et mõtelgem siin, et iga inimene, kes sellisest hirmust läbi tuleb, hakkab elama oma unistuste elu, mida see teeb maailma mastaabis, et võib-olla tõesti neid praegu on vähe veel, 1-2 siin ja väiksed grupid, aga individuaalsel tasandil see üks nii-öelda inimkristall läheb sädelema ja särama ja see ju mõjutab kõiki teisi ka tema ümber, kas või siis alustades perest ja lähedastest ja kolleegidest ja nii edasi. Veehirmust vabanemine ühe basseinitunniga loomulikult ei piirdu. Vahel esineb tagasilööke, tuleb varuda kannatust, aga tulemusteni jõutakse nii või teisiti. Kui inimene nüüd tuleb ainult ühe korra, siis ma saan üsna vähe teha ja tegeleda temaga, et see on ikkagi, kui on suur sügav hirm, meil on ikkagi kiht-kihilt vaja läbi käia, ka emotsionaalselt, kus see on kinni. Kehas on teatud kohad, kus see samamoodi kinni istub, et siin nagu nii-öelda siis solarplexuses rinnakorvi all on üks keskus, kus see hirm on ennast nii-öelda juurinud. Samamoodi on hirm hästi palju peas kinni, et on mingi kogemus olnud, inimene on selle jätnud oma mälestustesse ja kui me nüüd sellega tegeleme ja selle ka ära lahustame, siis ei olegi mitte mingit materjali, kus see hirm üldse saab elada. Et põhimõtteliselt ongi, me kirjutame hirmu välja või vallandame ta, ei anna talle enam tööd ja siis tal ei olegi muud teha, kui läheb ja siis otsib uue kodu, et seal, kus siis vastavad energiad on ja kogemused ja kolib sinna sisse, et kõik see, mida me teeme sisemises maailmas iseendaga, kõik see mõjutab välist maailma. Ja minul samamoodi, et kui mina läksin esimest korda Hawaiile, minul oli sügavuse hirm. Ja minule kunagi väiksena keegi mustlane ütles, et ma upun ära sügavasse vette ja ma kartsin niimoodi seda sügavat vett, et nagu tuld, et ma proovisin väga-väga sellest nagu siis eemale hoida. Ja läbi erinevate siis ka veeteraapia kursuste ja tehnikate, pluss siis veel ka vaba sukeldumise litsentsikursuse läbi tegemine, õppisin ma täiesti vees ennast vabalt tundma ja nüüd ma tean, et ainus variant mind nii-öelda põhja lasta on, kui paned mingi kivi külge, sest vastasel juhul ma tean, mida vee all teha ja kuidas teha. Ja kuna ma hoian ka kogu aeg veetreeninguid väga au sees ja teen seda regulaarselt, siis kõik minu elus voolabki. Ja nii, kui ma jätan vahele näiteks 1 nädal või 2 nädalat, siis kohe jooksevad asjad kinni ja ma näen, Kaire siin ka noogutab, et tegelikult on sama lugu, et vesi on see juhtiv uue ajastu element, mis lükkab meid voolama. Ja eriti Eestis, kus ikkagi võib-olla neid vastupanu energiaid, kas kollektiivselt või muul moel on päris tugevaid veel olemas, et siis iseendaga individuaalselt tegelemine, kas või tõesti, kui muud ei saa tõesti see soolavann või lihtsalt spaas käia vahete vahel, et juba see on suur algus ja abi.